Tere õhtust! Nüüdseks oleme jõudnud juba 4. ketta tutvustuseni Päeva ketas sarjas. Ja siin me alustame nüüd natukene pikema sissejuhatusega. Nimelt, mul on 2 põnevat küsimust nii-öelda mälu soojendamise mõttes. Tegelikult üks ei ole mäluga üldse seotud ja tegelikult vastust juba teate, kuidas seda filmi vaadata, aga praegu on pool aega ja küsimus on ikkagi, et huvitav, mis juhtub, kas Manchester City suudab midagi teha või läheb Monaco edasi. Aga teine on seoses selle särgiga, mis mul seljas on. Käisin siin iga kuu esimesel esmaspäeval toimuval filmimälumängul ja seal siis olid mingid muusika moodi küsimused rohkem muusikalidest ja muusikast. Ja huvitav küsimus, nimelt Aerosmith on võtnud ühe filmi nagu see põhjus, ütleme, et vaatas Steven Tyler, laulja, ühte filmi ja selle järgi tegi siukse loo nagu Walk This Way, mis on väga tuntud lugu, mida on kaverdanud tuntumad ja vähem tuntumad bändid. Ehk siis, mis film see oli, mida 74. aastal Steven Tyler vaatas? Aga noh, see on raske küsimus, võib-olla guugeldades leiate. Aga ühesõnaga võtsin siit nüüd oma kotist välja konkreetselt mingid kotis olevad kettaid, et mida ma siis tutvustaks nüüd. Et noh, praegu ma lasen sellist loogilist joont pidi, et see ketas peab ka meil poes olema. Konkreetselt sellist tüüpi. Ja no võtan siit järjest ja noh, Crystal Flex Zone pole meil poes praegu. Ei saa tutvustada teist. Pixel Thrasher. Mingi uus pole jõudnud veel meie poodi. Crystal Flex Predator. Väga kihvt, aga pole meil poes, on spetsial ketas. Memorial Championship 2013 Newcastle. See on üks tore ketas, mida sai kõvasti ostetud, kuna T3-d said vetlisatud, mida kalakat tasemel panna. Kahjuks meil siukest plastikus, ma ei tea isegi päris kindel, mis plastik see on. No nii, Arizona Disc Golf Club Stamp. See on Z-Crank, see kõige parem, mis mul nüüd siin õnnestus muretseda. Aga sellest ei saa praegu rääkida, sest et siukse stampingu etteid ei ole meil. No ja siis viimaseks on ikkagi selline ketas, mis põhimõtteliselt meil on olemas. See on küll First Run, mida ma sain siis, kui me siin Hollandi kuulsal Amsterdam Openil käisime. Ja sellest ajast peale on see sümpatiseerinud ja nagu meile tuli, siis tuleb välja, et siin Tommi ja Mallor ja kõik on leidnud, et see on tõesti hea ketas. Et mis see Undertaker siis on, prooviks selle lahti seletada, mis nagu praegu on nii-öelda silma jäänud. Miks see nüüd on siis nüüd hea ketas? Jällegi olen uurinud, mida seal Ameerika maal mehed räägivad, kellel on nagu praktiliselt kõiki eri variante, mis neist välja tuli. Ehk siis First Run, tavaline Z, nüüd tuli välja Z-Flex, mida meil pole veel jõudnud. Ja siis tuli välja Lecestoni Glow Z. Ja Memorialiga seoses tuli ka välja ESP. Kas ta oli Glow ESP või lihtsalt ESP, aga ka mingi fundraiser. Ühesõnaga, et neid on erinevaid plastikuid. Ja see Glow Z, sealt Lecestoni special disk on kõige kangem, siis see First Run on järgmine. Sealt tuleb tavaline Z ja Z-Flex. Ehk siis, mida mina olen vaadanud, et see ketas mul, noh, nagu ma olen vist kuskil välja ütelnud, asendaks nagu H3 nagu. Selgelt alakam kui S2, aga Projitsi tava S3-st, mida mina olen visanud, on ta ka siuke sirgem pill, aga selgelt veel ülestabiilne. Et kui mul on vaja mingit otseviset ja parem on ruumi, siis ma viskan teda annukese madalalt, sest ta teeb ikkagi kaare ja tuleb. Et kui tuult ei ole vastu tuult, siis mina sirgelt visates teda nagu üle ei viska. Läheb sirgelt ja ikkagi feidib lõpus. Aga see on see versioon, et tõenäoliselt keskmine Undertaker on natuke alastabiilsem temast. Et mida ütleb Tommi, et ta viskab sellega praktiliselt sama kaugele kui distantsidraiveritega. Kiirus 9 on, eks seda. Et ta lihtsalt nii palju nii-öelda liigub ettepoole, et tal on see soov nagu vasakule ära feidida puudub, et ta on ülimalt nagu otse lendav ketas ka lõpu feidi osa nagu. Ja
ja sama on eeskäega ma olen seda ise ka täheldanud just, et eeskäega on suunud üle visata, aga minu eeskäe tehnika puhul jälle ma ei julge nagu öelda, et see nagu on nüüd aamen kirikus. Et aga tagakäega ma saan väga hästi aru, mida tema teha ja minu selle kangega on just neid hästi pikki haisereid, mis hoiavad pikalt haisereid, aga hoiavad nagu pikalt, mitte niimoodi, et ta hakkab juba sinna maha tulema, et see on see Undertakeri võlu ja ta on käes selline, mis nagu on mugav ketas, nagu tal ei ole mitte mingit imelikku sellist äärt, hästi lihtsalt release tuleb. Põhimõtteliselt võrreldakse seda Innova Thunderbirdiga, ehk siis kui siin Innova meestel on nagu see nagu kadedus, et nad ei ole korralikku bassi valmis teinud nagu, et siis sama nad ütlevad Discrafti kohta, et neil ei ole T-Bird, et sellist, mis ketas oleks T-Bird, et praegu öeldakse seal USAs, et see on tõenäoliselt kõige lähedasem T-Bird, Champion T-Birdile, aga ta on lihtsalt natuke kiirem, ehk läheb selle Thunderbirdi jutu juurde. PD näiteks ka sellelt sammuselt Discmanialt võiks olla midagi sarnast, kui proovida leida võrdlusi. Ehk siis kui need Thunderbirdid ja PD-d, kui need sisse mängida, siis hakkavad nende eriti need lennud nagu kuldseks muutuma ja seda võib ka Undertakeri poole eeldada, et me pole veel seda kõige paremat asja näinudki. Ja selle infoga läheme edasi jalgpalli vaatame. Undertakerid, ütleme, lettidelt hakkavad otsa saama ja noh, eks me teenime juurde, aga ma ütlen, et mingi hetk võib-olla enam ei olegi saada. Järjekordselt tuletan meelde, et reede, laupäev, pühapäev võib minu käest küsida, et ma võtan päris korraliku koguse kaasa erinevaid ketted ja need, mida ma siin olen tutvustanud, neid saate siis eriti sootsa hinnaga. Kõike paremat!